Tere tulemast saatesse Miks Iisrael, kus me arutame süvitsi erinevaid Iisraeliga seotud teemasid. Minu nimi on Hanna-Kerli Kippel ja täna minuga saates on taas kord Peeter Võsu, rahvusvahelise Jeruusalemma kristliku saatkonna Eesti juht. Tere, Peeter! Ja tere! Peeter, eelmises saates me jõudsime väga põneva ja olulise tõdemuseni, et kristlaste ja juutide lugu, see suur Jumala lugu, mida ta on siin maailmas tegemas, on omavahel väga seotud. Ja selles saates ma tahakski sügavamale minna selles seoses ja rääkida kristlaste ja juutide omavahelisest koostööst. Kuidas sina näed seda, ütleme, kui me räägime just kaasaja Iisraelist, siis 1948 rajatud riigist, milline roll kristlastel selle riigi taasrajamisel on olnud? No kindlasti on kristlastel väga suur roll olnud. Siin on väga palju olnud kristlikke suuri kujusid, kes on edendanud kogu seda ideed, nii nagu ma rääkisin Balfouri deklaratsioonist ka möödunud saates ja kõik need tegelikult ega juutidel ei olnudki ju muud varianti. Neil ei olnud ju oma riiki olnud 2000 aastat ja kes enne seda elasid, nad ei saanud kuidagi kaasa aidata. Tähendab, et siin pidid olema kristlikud juhid, kellel oli arusaamine, visioon ja kõik see. Ja kindlasti olid just Anglo-Ameerika maailm oli sel ajal ju oma võimsuse ja hiilguse tipul, et eks nemad said väga palju kaasa aidata. Aga see küsimus tuletab mulle meelde ka ühte huvitavat seika. Olin Hebronis korra oma rühmaga, väike rühm oli kaasas ja Hebron on selline koht, kus on ümberringi siis Araabia alad Palestiina autonoomiale ära antud ja siis väike kitsukesed sellised teekesed lähevad, mis on mõlemal pool kasutusel, ühesõnaga, kus siis võivad sõita nii Iisraeli numbritega autod kui Palestiina autonoomia registris olevad autod ja vahepeal on siis igasugused suured rasked raudväravad, millest tuleb läbi saada ja siis kui sa ütled talle kenasti shalom ja näed välja nagu valge inimene, siis sa pääsed ka sealt läbi ja siis lõpuks seal Hebroni seal patriarhide hauakoopa juures, seal on suur uhke sünagoog tehtud, see on ka enam-vähem seal paari tuhande aasta vanune hoone ja sinna alla on siis maetud Abraham, Iisak ja Jaakob koos oma abikaasadega hauakoobas, mis pärineb 4000 aasta tagant. Ja seal on veel huvitavalt välja toodud ka see, et Abraham ei võtnud seda kingitusena vastu Kaanani maa rahvastelt, vaid ütles, et ei, ma pean selle ära ostma, et see tehing oleks siis jäädvustatud. No meil on nüüd hea teada, et see on vähemalt siis ostetud juutide esiisalt Abrahami poolt. Ja võt seal hauakoopa juures siis lähme sisse ja siis on seal turva. Kõigepealt siis turva, kes laseb läbi ja siis oli seal üleval, siis veel oli üks turva, mingi kõrgem ohvitser ja küsib, et kus teie kristlased, miks teile läheb korda siin see Iisraeli värk? Ja siis ma ütlesin, et aga me loeme seda sama raamatut, et meil on üks ja sama piibel. Kas te tõesti loete meie piiblit või? Ma ütlesin, et see on tõlgitud ju kõigi rahvaste keeltesse ja meil on täpselt sama asi, et me ei ole ise enda piiblit välja mõelnud kuidagi moodi, et loomulikult, ja siis see oli tema jaoks tohutu üllatus, täiesti uus teadmine, et kristlane loeb sama piiblit nagu temagi loeb. Ja loomulikult meil on seal Uus Testament juurde lisatud, aga see on just väike osa võrreldes Vana Testamendiga. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav küll, et inimene, kes on suhteliselt hästi haritud, kes on suhteliselt kõrgel positsioonil ja ta ei tea, et meil on sama raamat, mis on meie usu aluseks. Ja vaat täpselt see sama asi, eks ole, et kui sa küsid, et mis on meil kristlastel ja juutidel ühist, et me loeme sama piiblit ja see on meile mõlemale usu aluseks. Ja ma arvan, et see on nüüd kõige olulisem asi. Ja kui mõni ütleb, aga meil on ikka olulisem Uus Testament kui Vana Testament, aga kui me mõtleme, mida Jeesus selle asja kohta ütles. Jeesus andis absoluutse tunnustuse piiblile
ja no sel ajal, oleme ausad, sel ajal ei olnud Uut Testamenti olemas. Sel ajal oligi ainult Vana Testament oli piibel. Ja Jeesus ütles mitmete asjade kohta ja kui ta tuli ka kõrbe kiusatuse ajal, tuli vaenlane ründama, siis ta ütles, et on kirjutatud. Tähendab, et see on absoluutne tõde ja kehtib. Ja meie peaksime seda samamoodi võtma. Et meil on üks sama piibel, et oleme ausad, et me eestlastena ei loe Kalevipoega endale kuidagi nagu usu aluseks. Me võime küll lugeda seda toreda raamatuna, aga meil on see sama piibel, mis on siis, Jumal on andnud ilmutuse juudi rahvale ja see sama ilmutus on absoluutne tõde, mis kehtib läbi aegade. Ja me oleme sinna lisanud küll selle, mis Jeesus tegi, testamendid ja kuidas apostlid seda asja edasi viisid, aga ka apostlid andsid absoluutse tunnustuse, andsid selleaegsele piiblile, kus puudus Uus Testament. Nii et kui me tahame ikka olla tõsikristlased, siis usume seda, et meie usul on sama alus ja põhi ja see on nüüd üks asi, mis meid seob ja ütleme seda ka julgelt välja. Ja ma arvan, et see nii lihtne tõde ja nii kõigile peaks olema arusaadav, aga kui vähesed sellest teavad, et minule see oli nagu avas natuke silmi, kui mul oma kogemus oli, et on inimesed, kes ei teagi, et tegelikult meil on üks usk, üks Jumal, üks piibel ja kuigi meil on mõned asjad, millest nemad on teisiti aru saanud kui meie, aga need on nüansid ja kui mõni ütleb, et juudid ei usu päästjat ja messiat, ja ei, nad usuvad. Nad ainult ei tea, et ta juba tuli ühe korra. Et tegelikult nad on täpselt sama Jumala plaani endale lugenud lahti piiblist, aga nii nagu, et piibel on küll absoluutne tõde, aga meie arusaamine piiblist on teinekord natuke vildakas ja meie arusaamises on teinekord probleeme ja see ei ole kunagi absoluutne, see on alati mingite selliste kitsendustega, aga kindlasti on Jumala avaldatud tõde on lõplik ja absoluutne. Ja kas mitte ei ole piiblis kirjas ju see, et juutide mõistmine sellest tõest ja messia äratundmine on otseselt seotud Iisraeli riigi taastamisega ja nende taastamise kui rahvusega. Siin ka nii-öelda, me nagu võime tänases hetkes mõelda, et miks ei ole, eks ju, miks te ei mõista, kuidas ei ole, aga ometi piibel ju räägib meile tegelikult, kuidas see lugu on, et nende silmade peale pandi kate, et meie saaks evangeeliumi kuulda ja et evangeelium läheks maailma, aga Jumal selgesti, nagu ka varasemates saadetes me oleme rääkinud, tegelikult ütleb, et see lugu ei ole läbi. Just. Aga ma lähen tagasi oma küsimuse juurde. Ma usun, see, mida sa kirjeldasid, ongi nii-öelda see õige lähtekoht, kuidas üldse vaadata kristlaste ja juutide omavahelisi suhteid. Aga kas kristlased või kogudus on sellest nagu aru saanud, kuidas just ütleme kaasaja Iisraeli rajamisel näiteks 1948 ja edasi, kas kristlased on Iisraeli toetanud või mis vormides või kuidas? Ja kindlasti on. Siin on mitmed kristlikud organisatsioonid on rajatud ja kristlastest juhtide poolt ja neid on üsna palju. Näiteks tänagi kohtusin siin Karmel ühinguga Soomest ja nende ühingu ajalugu läheb tagasi kaugemale kui Iisraeli riik. Nii et ühesõnaga nende ühing rajati enne veel, kui riik tekkis. Nii et nad, seal olid juhid, vaimulikud juhid Soome luterlikust kirikust, kes said väga hästi aru Jumala plaanist see riik rajada. Ja nii nagu me enne rääkisime ka Balfourist, ka brittidest ja ka seal oli üsna palju neid selliseid inimesi, kes mõistsid Jumala plaani. Ja me eelmises saates natukene läksime ka kaugemale tagasi, kuidas briti kindralid seda asja avastasid ja see on ka huvitav, et briti kindral Gordon avastas ka haua aia ja niimoodi on kristlikud juhid avastanud, kaasa aidanud. Iisraeli riigi sünd ju toimuski tegelikult ikkagi Balfouri deklaratsiooni alusel ja see läks edasi sealt
nii et väga paljud juhid toetasid seda ja samamoodi nagu ka esimene sionistlik kongress ja sellel oli ka väga palju just kristlikke toetajaid. Kõik need asjad on hästi kajastatud ka Friends of Israel muuseumis Jeruusalemmas, et kes tahab nüüd nimesid ja nägusid ja aastanumbreid täpsemalt teada, siis sealt võib tulla ridamisi nendega välja. Aga nüüd kui asjaga edasi minna, siis rahvusvaheline kristlik suursaatkond rajati ka väga väärikate riigimeeste poolt, kes olid samas kristlased, seal oli Hollandi kuningakoda oli üsna palju mängus ja britte ja ameeriklasi, kes aastal 1980, kui maailm pööras nagu teatud mõttes Iisraelile selja või oli pööramas selga, et kui Iisrael luges Jeruusalemma oma pealinnaks igaveseks ja põliseks ja ajatuks pealinnaks, siis väga paljud ju kartsid Araabia riigid, ütlesid, et teeme kohe nafta boikotti, te jääte ilma kõik meie naftast, kui te tunnustate Jeruusalemma pealinnana ja riigid kolisid oma saatkonnad välja Jeruusalemmast, kellel juba seal oli, läksid Tel Avivi. Et mis me ikka tüli otsime. Ja siis rahvusvaheline kristlaskond ütles, et meie esindame rohkem inimesi kui enamus riike. Ja siis loodi rahvusvaheline kristlik suursaatkond. Ja siis selle algus oligi 1980, samal aastal, kui Iisrael deklareeris, et pealinn jääb Jeruusalemma. Nii et nagu see kristlaskonna suhted avaliku Iisraeliga on järjest edasi läinud. Siit võiks edasi loetleda siin erinevaid organisatsioone. Kristlik suursaatkond oli nagu juures või oli ühe asutaja liikmena näiteks ka Jerusalem Post Christian Editioni algatamisel, et võib-olla räägid vaatajatele, et mis on Jerusalem Post? Jerusalem Post on kõige suurem päevaleht Iisraelis. Ja muide, see oli alguses oli ta nimi Palestinian Post, sest palestiinlane oli ju eelkõige juut. Et Palestiina rahvust, kui sellist pole kunagi ajaloos olnud, selle identiteedi on endale võtnud araablased, kes seal elasid hiljem 20. sajandi teisest poolest, aga 20. sajandi esimesel poolel loeti palestiinlaseks enamasti juuti. Ja nad ise olid selle identiteediga ka suhteliselt rahul, nii et kui nad oma kõige suurema päevalehe asutasid, siis see oli Palestinian Post. Aga kusjuures see on kummaline, et tänapäeval ütleme sellises sotsiaalmeedia ja narratiivide mäsus esitatakse neid samu siis kas see ajaleht või siis mingid üleskutsed minna sinna Palestiinasse appi, eks ju, neid esitatakse justkui mingisuguse Palestiina põlisrahva dokumente, aga kui sa hakkad neid vaatama, siis need on täis juudi sümboleid, nii et need on ilmselgelt juutide enda või ütleme, nagu see kirjeldad tegelikult tolle aja Iisraeli elanikke ehk siis juutide nagu erinevad dokumendid, aga vaata, kuidas püütakse seda nagu ümber pöörata. Suhtekorraldusega suudab kõik ümber pöörata ja rääkida valge mustaks ja musta valgeks ja need sümboleid saab alati istutada kuhu tahes, nii et tegelikult see identiteet, mille araablane endale seal on võtnud, see on üsna hoolikalt loodud identiteet. Nii et tegelikult juudid, kes seal elasid, olid, kuna selle piirkonna nimetas Palestiinaks Rooma keiser Hadrianus aastal 135 pärast Kristust, ja siin võiks isegi veel astuda sammu tagasi ja mõelda, et kui eestikeelsest piiblist loed piiblikaarti, et Jeesuse-aegne Palestiina, siis sa mõtled, et huvitav, et Jeesuse ajal seda ei olnud nimetatud, see nimetati alles 1,5 sajandit hiljem, et kuidas nüüd nii. Aga see on just täpselt, et kui inimene väga hästi ajalugu ei tunne või
või on mingisugune kunstlikult loodud identiteet seal, siis räägitakse ka jõulude ajal iga kord räägitakse Jeesusest kui palestiinlasest, kes võitles juutide vastu. et me võime täiesti minna absurdi kogu selle asjaga, aga igal juhul jah, see sama ajaleht, mis siis oli selline nagu alustala juutluse juures, alustas siis pärast 80-ndaid, tegelikult see oli juba 2000-ndatel alustas siis kristliku väljaandega ja hiljem siis, nagu ma juba nimetasin, kõik need kristlikud organisatsioonid ka, mis tekkisid Knesseti juurde, Knesset Christian Allies Caucus, mis on siis Knesseti organisatsioon, kes teeb koostööd kristlike parlamendi ja valitsusliikmetega üle maailma ja seal on siis praegu tekkinud sõsarorganisatsioone üle maailma kuskil 50 ringis, ühesõnaga, kus on parlamendirühmad või parlamendiliikmed, kes siis toetavad Iisraeli nende võitluses ja nende ellujäämises ja kes ka teatud mõttes oma riigis esindavad ka neid seda inforuumi, mis sealt tuleb ja see on just huvitav, et nad ise ei pea ennast ei kristlaseks ega mingil määral sellega seotuks, aga nad on aru saanud, et evangeelne kristlane on nende lähim liitlane, nende partner. Ja miks nad on sellest aru saanud? Tõenäoliselt nendeni on jõudnud arusaam, et evangeelne kristlane loeb piiblit, sest selle suhte aluseks on täiesti absoluutselt piibliraamat. Et seal räägitakse vähem poliitikast ja rohkem piiblist. Ja see, mida piibel väljendab nende rahva kohta, nii minevikus, nii nende rahva ajaloost kui ka nende rahva tuleviku ettekuulutused, et kõik see on nüüd siis see, mis meid ühendab. Ja mina sain juures olla siis ka Eesti rühma loomise juures, kes on selle seltskonnaga liitunud, nii et võin olla Eestimaal see administreeriv pool selle rühma jaoks ja me oleme alati kaasas olnud nüüd juba aastaid ka Knesset Christian Allies Caucuse tegevuse ja töös. Nad selle rahvusvahelist võrgustikku, selle on nimetatud Israel Allies Foundation, et ühesõnaga see on nüüd siis rahvusvaheliseks võrgustikuks kujunenud. Ja siis lisaks väga võimas organisatsioon Jeruusalemma 50. aastapäeva puhul ja selle ühendamise just enne seda ühendamist, mis tõi palvele kokku inimesed, oli just see Jerusalem Prayer Breakfast, see palvus hommikusöögi osa, mis tundus nagu kõige ebareaalsem, et selle üldse rajada on võimalik. Sellepärast, et ka kõike muud juttu võib ju koos rääkida, aga koos palvele tulla. Et see tundus nagu, et see on nüüd asi, mis on liig ja nad ise oma lugu räägivad ka täpselt umbes sellises võtmes, et kui Albert Veksler tegi ettepaneku Robert Ilatovile, kes oli sel ajal Iisraeli parlamendi liige, et kui tahate midagi sellist kõike hõlmavat ja kõige üles teha, et teeme siis palvus hommikusöögi. No kuule, et kas te kujutate ette, et me oleme juudi riik, et me Knesseti liikmed hakkavad nüüd kõik kristlastega koos palvetama. Ei, see ei ole võimalik. Ja siis, kui ta läks president Reuven Rivlini juurde ja ütles, et selline ettepanek tehti, et mis sa sellest arvad? Ja talle meeldis see asi. Ta ütles, et mina hakkan patrooniks, ma kutsun nad endale külla. Tehke ära see asi. Ja sellest see asi sündis. Et kui ei oleks president toetanud, siis ei oleks seda asja sündinud. Ja kuna president toetas, siis oli Knesset kaasas ja praktiliselt see on alati olnud väga rohke Iisraeli poliitilise eliidi osavõtjaskonnaga. Et need on need võib-olla need kõige nähtavamad. Muidugi me võime tuua siia juurde veel Christian Media Summit ja igasuguseid on ka kristlike juristide ühingud, kes praegu toetavad küll Haagis praegu töötavad ja räägivad lahti kogu seda Iisraeli süüdistavat poolt ja osutavad selle nõrkadele kohtadele ja
et siin on küll meedia, küll juriidika ja küll igal alal on tegelikult see kristlaste, piiblit uskuvate kristlaste ja juutide selline ühistöö, koostöö, suhe ja siin peabki välja tooma just, et võib-olla traditsiooniliste kirikute liikmed kahjuks loevad vähem ise piiblit ja nende usk on pigem sel tasemel, et see, mida mu preester mulle ütleb, et see on see, mida ma usun. Aga evangeelne kristlane on see, kes uurib piiblit ja uurib seda enda jaoks ja ma arvan, et see on see võti, mis tegelikult avab meile ka Iisraeli ja selles suhtes ka meie koostöö siis Iisraeliga igal tasandil, kaasa arvatud siis kõik need, nagu ma nimetasin, meedia, juriidika, ka majandustasand ja kaubandus ja nii edasi. Et siin on igal elualal on võimalik see koostöö ja selle põhjaks on ühine väärtusruum, mille täiesti vundamendi on meile pannud piibel. Kui sa vaatad maailma sündmusi, kuidas sulle näib, kas meie ajal, ütleme see kristlaste ja juutide mõistmine, et me oleme ühes paadis, me oleme ühes väärtusruumis vähemalt alustuseks, see muutub üha aktuaalsemaks. Kuidas sa nagu ise kommenteerid, kui sa vaatad lihtsalt, ütleme seda vastulainet või ka rünnakuid nii Iisraeli, mitte ainult Iisraeli suunas, aga piibli suunas, kristlaste suunas. Kas see ka lükkab meid nagu rohkem kokku? No kindlasti, ütleme, et kui me avatud silmadega ringi vaatame, siis maailm on polariseerunud ja me kuulemegi ka mitmed sellised arvamusliidrid maailmas ütlevad ju seda kõva häälega välja ja meedia on seda teadvustanud, et elame polariseerunud maailmas, kus on nagu kaks väärtusruumi, on siis konservatiivne ja on vasakliberaalne ja seal on kõige huvitavam just see, et selle vasakliberaalidega on liitunud äärmusislamistlikud organisatsioonid, kelle jaoks nagu uskmatu peaks olema see kõige viimane, kellega ta koostööd teeb. Aga kui me vaatame, et siis Iraan ja Põhja-Korea on nagu parimad sõbrad, eks ole, et üks on täiesti ateistlik äärmus vasakpoolne riik ja teine on siis äärmus religioosne Iraan, eks ole. Aga... Ja ma veel täiendan seda potti, et siis läheb sinna veel mingisugune väga vasak liberaalne lääne ühiskonna noor näiteks, eks ju, või gei õiguste aktivist või keegi, eks ju, läheb ka sinna samasse potti, et see on nagu väga vastandlik liit, ütleme nii. Ja ega siin midagi muud ei oskagi öelda, et tundub, et nendel on üks isa, eks ole, et sama vaimne mõjutus ja sest midagi muud neid ei saa ju ühendada ja täpselt ja siin ongi nagu märgata, et nüüd ka Iisrael, kus oli pigem nagu vasakpoolne mõtteviis selle rajameest saadik ja see on nagu tulnud sammhaaval ära tundmisele, et tegelikult see piibli alus paneb meid ühte paati nii siis lääne ühiskonna selle kristliku alustalaga ja Iisraeli päris põhja alustala kui piibliga, et see on nüüd meie väärtusruum ja et me oleme nagu judeokristlikus väärtusruumis ja see teine väärtusruum on tulnud nagu sinna kõrvale, mis ütleb, et ei, see kõik hülgame vana ja me ehitame uut Euroopat ja uut Ameerikat ja uut riiki ja see on huvitav, et need kaks on nagu teatud mõttes sellises pidevas konfliktis ja me ei või arvata kuidagi, et see toimub nii ad hoc viisil, et sageli neid asju plaanitakse väga, väga põhjalikult. Me teame, et muslimi vennaskond näiteks plaanib asju sajandit ette. Siin näiteks Ameerika ülikoolides kõik need ülestõusud ja meeleavaldused ja mis siin avaldusid ka nüüd viimastel aastatel, neid me teame, et 20 aasta jooksul on Katar ja mitmed teised nendega seotud riigid
on näiteks maksnud miljardeid Ameerika ülikoolidele, et pigem nad võtaksid õpilastena vastu nende õpilasi, et nad õppejõududena võtaks vastu, et õppekavas oleks teatud mõttes selline islamistlik, ja siin ma mõtlen seda poliitilist islamismi, et nendele sobivad kavad, nendele sobivad avaldused ja et praktiliselt see avaldub lõpuks selles, et kui tuleb keegi nende poolt ja kutsub üles meeleavaldusele, siis üliõpilased lihtsalt haakuvad. Ja vot täpselt, et need kaks väärtusruumi on ikkagi teineteisega täiesti vastuolus, leppimatus vastuolus ja praegu juba ameeriklased mõtlevad, et arvestades kõiki neid arvamusküsitlusi, siis noorsugu ongi nihkumas paremalt vasakule. Ja see nihe on täiesti olemas praegu ja siin mitmed mõtlejad siis praegu murravad päid, et kuidas seda asja muuta. Ja, ma väikse kommentaarina lihtsalt täiendan seda, et ma olen ise ka, ütleme, selles võib-olla veidi vanemas otsas, aga selles samas põlvkonnas tegelikult ja ka mina ülikoolis õppisin rahvusvahelisi suhteid Eestis ja Euroopas tegelikult ka ja ma pean ütlema, et see kajastus, mis minuni jõudis näiteks Lähis-Idast ja üldse sellest ajaloost, viis mind uskumiseni, kus ma olin tegelikult väga Iisraeli vastane. Et ütleme, need samad mõtteviisid, mida ma täna tunnen ära narratiividena, eks, et palestiinlased on olnud kogu aeg kannatajad ja Iisrael on agressor ja vallutaja, need nii-öelda olid minu õppesse täiesti imbunud sisse ja ma ei ole hetkel küll tuttav tänaste ülikooli seisudega, aga ma kujutan ette, et ütleme see sama, mis nii-öelda Ameerika ülikoolides siis toimub, see ju mõjutab meie arusaamisi ja väärtusruumi nii-öelda samamoodi või meie avalikku mõtlemist, et lihtsalt kinnituseks, et see, mida sa räägid, see on väga aktuaalne, et noh, kes see valib, mis õpikuid keegi loeb, eks ju, või mis nägemust siis kuskil edastatakse, et ma loodan, et sinna on muutus tulnud, aga tõesti see, noh, ütleme, vaadates praegu seda diskussiooni tundub, et just täpselt see on juhtunud tegelikult. Ja need diskussioonid, mis siin on olnud just Tallinna ülikooli põhjal ja Kunstiakadeemia meil, et need on ju täiesti meie ülikoolis täpselt samad sees, eks ole, et on teatud aktiivrühmad, kes täiesti teadlikult tahavad kallutada seda ja täpselt nii ta on minemas. Meil oli möödunud detsembris oli Israel Allies Foundation oli koos ka Washingtonis ja Ted Cruz tõstis selle teema väga fookusesse. Tema on ka üsna selline Iisraeli toetav Ameerika tipp-poliitik, kes on nende asjadest seisnud ja kes on Ameerika seadusandlust üsna palju kujundanud ka Iisraeli toetavamaks ja ta just tõi selle välja, et me kaotame noore põlvkonna, et see on praegu murekoht ja et midagi peab ette võtma. Et nad on hakanud üsna palju valet uskuma. Ja võib-olla siit ka tõesti järgmine küsimus sulle, et ütleme eriti meie, ütleme, lähiaja kõige suurem sündmus üldse selles konfliktis on kindlasti 7. oktoober, eks ja 7. oktoobri sündmused ja ma nii mäletan nagu seda, et kui need esimesed nii-öelda tunnistused või ütleme, need info hakkas sealt välja tulema, et mis siis tegelikult toimus. Esimene maailma reaktsioon oli tegelikult Iisraeli toetav ja see oli täiesti positiivne üllatus lugeda siis üle maailma nii valitsuste kui ka erinevate inimõiguste organisatsioonide esindajate väljaütlemisi, et nad kuidagi, see kajastus oli nagu adekvaatne, aga väga kiiresti muud läks see täiesti teise äärmusesse, kus tõesti nagu kadus ära üldse, et 7. oktoobril midagi juhtus, et nii-öelda see laine läks nagu nii tugevalt tegelikult Iisraeli vastaseks ja enam jaolt kui mingid üksikud väljaütlemised nagu välja arata, siis ta ikkagi nii-öelda istub seal see dialoog, et justkui ühesõnaga räägitakse, kui palju on hukkunud selles Gaza sõjas, eks ju, aga ei räägita sellest, miks need asjad üldsegi sündisid. Kuidas sa seda olukorda kommenteeriksid, Olin ise Iisraelis sel ajal, kui 7. oktoober toimus.
et ma olen ka üks selliseid tunnistajaid, kes sai koha peal tunnistada ja kes koha peal nagu tajus ja nägi seda kõike ja kuigi ma ei olnud kaasa piiri ääres ja ükski pahalane mind otseselt ei rünnanud, siis alarm ju lõi ka Jeruusalemmas korduvalt lahti, nii et pidime varjenditesse peituma ja muidugi eks ta meid nii palju mõjutas ka, kes me seal olime. Olin siis 2 kaaslasega Jeruusalemma kesklinnas ja nädal aega ei saanud sealt koju, sest lennukid enam ei lennanud ja lõpuks päästis meid välja Austrian Air, kes saatis diplomaatilise lennu oma rahvast ära tooma sealt ja pääsesime peale Eesti saatkonna kaudu. Aga jah, et see kogu see asi rullus meile lahti, nii nagu sa räägid, et see oli kõigile šokk, kuidas nad üle piiri tulid. Muidugi ega kogu maailm seda päris tõde nüüd ikka kätte võib-olla ka ei saanud. Sellepärast, et kui seal koha peal käia nüüd piiri ääres, need tõendid on ikka seal veel järgi. Need põlenud majad, see, kuidas visati näiteks granaat kuskile varjendisse, sest Iisraelil oli, nii kui alarm hakkas tööle, siis inimesed jooksid varjendisse ja praktiliselt ukse vahelt visati elus granaat sisse. Ja kui seal oli 50 inimest varjendis, siis need kõik said surma ühe granaadi viskega. Seal olid, majades olid, kui oli uks tukus, see pandi põlema, seal väike lapsed põlesid sisse. Ma nägin ise ühte mobiiliga salvestatud videot, kus üks araablane võttis selle maha lastud, selle juudi kaitsja, selle turva ja siis nüsis tal pead nii kaua, kuni sai pea otsast kätte, noaga nüsis pead maha. Tähendab, et see oli midagi nii hirmsat, nii jubedat, nii õõvastavat, et raske on uskuda ja siis ma olen neid videosid vaadanud, kus on siis originaal must materjal võetud nende araablaste telefonidest, kes ise salvestasid seda, et kus keegi kilkas rõõmust, isa, ma tapsin 10 juuti oma paljaste kätega ja et midagi sellist tänapäeva maailmas võis toimuda, et siis sa mõtled, et see ei ole ju selline mingisugune ühekordne asi, et see on kellegi lavastatud, kellegi välja mõeldud stsenaarium, keegi on pannud nad toimima selliselt täitsa ebainimlike jõhkarditena ja siis kogu seda tulemust ja siis sa mõtled, siis võrreldakse, et miks nad meid ründavad, nad on juba tapnud rohkem araablasi kui sai juute surma. Kas siis peab siis sellisele jõhkrusele siis, et vastame täpselt samaga ja siis jätame nad alles, et nad tulevad järgmise rünnakulainega. Tähendab, et Iisraeli küsimus ei olnud, kas me tasume neile kätte või teeme üks ühele siis surnutega, et siis oleme nüüd tasa kuidagi moodi. Või hoolitseme me selle eest, et meie naaber enam ei oleks jõhkard ja et ta enam ei saaks meid rünnata. Sest see ei olnud ka esimene rünnak, see oli ju praktiliselt ajast, kui Iisrael loovutas Gaza, andis neile valitseda aastal 2005, 18 aasta jooksul olid nad praktiliselt iga aasta 2 jooksul teinud järgmise sõja Iisraeli vastu ja nüüd seekord see siis õnnestus mingis mõttes. Õnneks ta ei õnnestunud nii, nagu nad oleks tahtnud. Nii et tegelikult see plaan oli hoopis täiuslikum neil. Olen nüüd tagantjärgi kuulnud ka selle plaani ebaõnnestumistest, vaatamata sellele, et ikkagi neil õnnestus väga palju tappa, väga palju siit vigastada ja ka pantvange võtta, 251 pantvangi, 1200 surnut umbes ja vigastatuid tuhandetes. Aga mis neil ebaõnnestus, oli see, et nad plaanisid seda koos Hezbollah'ga üle Liibanoni piiri. Ja neil oli mõeldud läbi, et nad ründavad koos ja ikkagi, et nad hävitavad Iisraeli riigi kui sellise sealt vahelt. Ja keegi seda asja valgustas nüüd hiljem ja sai teada nagu natukene nüansse ja üksikasju, mida võib-olla et maailm veel ei ole kuulnud, oli see,
et kõigepealt, kui Hamasi üks käsilane, üks liige läks Hezbollah'le seda teadet viima, et mismoodi see ühine plaan siis ellu viiakse, siis Hezbollah tippjuht ei võtnud teda vastu. Ütles, et liiga madalal seisev ohvitser, et meil oleks pidanud juht tulema. Ja praktiliselt neil jäi plaan kuulmata ja nad samal päeval ei alustanud, vaid mõni päev hiljem ja üksikute rünnakutena, et see ei olnud koordineeritud äkiline ühine pealetung, vaid olid ühesõnaga omavahel nihkes olnud rünnakud ja Iisrael oli selleks ajaks juba suutnud taastada oma vastupanuvõime, kui Hezbollah hakkas põhja poolt ründama, nii et tegelikult Iisraeli rünnakud üle põhjapiiri olid üliedukad ja nad hävitasid selle. Ja Iraan, kui sai kuulda, et miks nad meiega ei koordineerinud, siis täpselt sama asi, et see koordinatsioon läks neil lihtsalt käest ära. Ja tänu Jumalale tõesti, et see oli küll üsna kole, see tulemus, aga see plaan oli teha ikka täiesti midagi muud, oli hävitada Iisraeli riik. Ja et Iisrael on nüüd alles, see on Jumala ime, aga täpselt just see, et kogu maailm nüüd räägib Iisraelist kui agressorist, kui Iisrael, kes viib genotsiidi ellu. No see oleks väga vilets genotsiid, kui nad saadavad iga natukese aja teate, et me tuleme nüüd ründame, et tsiviilisikud kõik põgenege sealt alalt, sest me kavatseme Hamasi rünnata nendel aladel ja praktiliselt Iisrael on vist küll ainus riik, kes sellises sõjas hoolitseb kogu aeg, et ta vaenlane oleks toidetud ja kaetud ja siis veel süüdistada ja panna rahvusvaheliste kohtu alla siis riigi tippjuhi ja kogu see ühesõnaga see meediarünnak, mis on nüüd üle kogu läänemaailma, pluss siis ka see, et praktiliselt kõigis Euroopa pealinnades, võib-olla ka mujal, on kogu aeg meeleavaldused terroristliku Hamasi toetuseks ja Iisraeli vastu. Ja. Ma tahaks võtta korraks sammu tagasi ja siduda meie eelmise teema käsitluse nendest ideoloogiatest ja läänes levivatest nagu narratiividest, mis noorte seas on väga populaarsed ja selle, mida sa just kirjeldasid, et kui sa mõtled lihtsalt selle peale, et kust tuleb üks selline nagu mõrvar, kes suudab sellist asja teha kaasinimesele, tsiviilisikule, eks. Need on need samad ideoloogiad, mida on istutatud nendesse Gazas elavatesse inimestesse ja Palestiina territooriumil või kus iganes veel. Ja kui need samad ideoloogiad on nüüd meil läänes, ülikoolides, siis see peaks, kogu see lugu peaks meid väga tõsiselt panema mõtlema tegelikult, et mida me nendest konfliktidest või kuidas me sellest olukorrast mõtleme, sest ütleme, kui see on see sama ideoloogia, siis ta varem või hiljem viib selleni, et ta seostub, nagu ta läheb juute tapma tegelikult, ta ründab, ta muutub, ta on oma olemuselt antisemiitlik ju, eks, ja nii-öelda kui sa vaatad ka neid lääne ülikoolides olevaid proteste, need on alati, seal on terve posu, tunnistusi on nii palju sellest, et alati on sellega kaasas rünnakud juutide vastu, juudi kogukondade, juudi õpilaste vastu, vägivald, eks ju, antisemitism on selle konflikti kõrval nagu taevasse tõusnud tegelikult täiesti enneolematult palju juhtumeid. Ja mida ma tahan lihtsalt öelda, ongi see, et mul nagu joonistub siin kõrval see pilt ette, et tõesti nii-öelda need ei ole lihtsalt kahjutud narratiivid, need ei ole lihtsalt, et ma ei tea, keegi hoolib rohkem palestiinlastest või hukkunutest, aga me peame nagu kuidagi väga tõsiselt mõtlema, et mis asi see on, mis meile nagu siia sisse imporditud on, eks ju, et mis nende noorte peas nagu toimub tegelikult, mida see võib teha, millise viljani ja tulemusini see võib viia. Et need on tõesti väga-väga ohtlikud asjad. Või kuidas sa mõtled sellest? Ja loomulikult ega need päris asjad, mis siin toimunud on ju väga suureks, väga konkreetseks tunnistuseks sellest, kuhu see tegelikult välja viib. No ka see Austraalia
veresaun, mis seal rannal korraldati, et tuleb lihtsalt üks seltskond kokku, et pidada püha ja siis keegi võtab kätte ja lihtsalt hakkab neid tapma. No tähendab, et ega see ei sünni ju tühja koha pealt, temasse on see ideoloogia juba süstitud. Ja täpselt nii nagu seal Gazaski või mõelda, et kui Iisrael andis neile selle maa-ala, tõmmates oma rahva, tõmmates kõik juudid sealt välja aastal 2005, eks ole, ja siis kogu maailm on maksnud teatud ÜRO missioonide, ÜRO organisatsioonide kaudu neile tohutuid rahasid, et nad saaksid oma elujärge parandada, et nad saaksid hariduse, toidu, et neil ei oleks puudust ega midagi. Ja siis kogu see raha kulutatakse selleks, et ehitada üle 500 kilomeetri tunneleid endale linna alla, rajada pommitehaseid, ladusid, värki, et ühesõnaga ainult enda relvastamiseks, mõeldes ainult tapmisele. Ja siis mõelda, et kogu see seltskonnas, kogu see idee käibki selle üle, et mitte et elujärge parandada, mitte et kedagi aidata ja toita ja katta, vaid et kuidagi seda sõjamasinat suuremaks teha Iisraeli vastu, kes tegelikult neile selle täiesti muidu andis kätte, ütles, et valitsege ise, me ei taha teid valitseda ja kui te käitute hästi, te saate ka oma riigi tunnustuse, eks ole. Ja nüüd pärast sellist käitumist, no nüüd on selge, et seda seltskonda ei saa sinna võimule jätta, ei saa neile ka relvi kätte jätta, sest nad ei kasuta seda millekski muuks kui tsiviilisikute tapmiseks. Ja täpselt seesama ideoloogia, nüüd me teame, ka Rootsi riik on hädas nendega, kes on tulnud sinna ja kõik need mässud, mis on, need lähevad ikka jälle vägivaldseks, et see ei ole lihtsalt meeleavaldus, loomulikult inimene võib meelt avaldada iga asja vastu või poolt. Ja olen ise olnud Euroopa pealinnades, ka Brüsselis, igapäevaselt on meeleavaldused, mis kisuvad ikka sinna väga vägivaldse lähedale juba ja hea, et kõik ei ole päris vägivaldseks läinud, aga igal juhul see ideoloogia tõenäoliselt sinnani välja viib. Ja muidugi, kui mõelda, et see on nüüd see üks pool on otsene vägivald. Teine pool sellest asjast on siis luua strateegia, et imbuda sisse organisatsioonidesse, et imbuda sisse valitsusstruktuuridesse, luua endale sobiv pinnas ja niimoodi me teame, et siin juba Londoni linnapea on muslim ja nüüd siis ka New Yorgi linnapea ja tegelikult see ideoloogia viiakse vähehaavalt sinna sisse ja siis ülikoolidesse viiakse see õppekavadesse ja kõik see, nii nagu sinagi rääkisid omast kogemusest, et tegelikult see on väga ohtlik lääne ühiskondadele ja nende kava ja plaan on võtta lääne ühiskonnalt tema läänelik põhi ära alt ja siis räägitakse, et kaotame usuõpetuse, kaotame kogu kristliku tausta ära ja küll on siis hea ja lihtne võtta see islamistlik, mis sinna asemele tuleb. Et see on nüüd see plaan ja idee ja muslimi vennaskonna plaanid on väga pika perspektiiviga. Meil paraku on saateaeg otsa saanud, aga ma usun, et me saime väga olulisi asju arutada ja tõesti andku Jumal ka kristlastele, kes meid vaatavad, tõesti nagu äratundmist ja läbinägelikkust, et tõesti me tunneks ära, mis see tõde tegelikult olukordade kohta on ja ei läheks mingi manipulatsiooniga kaasa. Peeter, ma väga südamest tänan sind, et sa täna tulid. Aitäh, kallid vaatajad, et olete olnud meiega. Loodan, et olete saanud mõtteainet meie vestlustest ja kohtumiseni järgmistes saadetes.